Tagasiside kogumine on nagu iga teinegi protsess. Enne tegutsema asumist tuleks läbi mõelda, mis eesmärgil ja miks me seda teeme. Sellele küsimusele vastamine aitab langetada otsuse andmete kogumise meetodi osas, kelle käest, millal ja kuidas tagasisidet koguda. Ja kui juba koguda, siis kindlasti kõigilt uuritava protsessi osapooltelt, sest ainult nii saame täieliku ülevaate. Ainuüksi andmete kogumisest ei ole muidugi suurt abi. Tähtis on kogutud info analüüsimine teadusliku meetodi alusel ning tulemuste tõlgendamine. Nii saame teada, mida me peaksime muutma ning kuidas oleks seda kõige mõttekam teha. Selleks, et tehtud järeldustest oleks ka laiemat kasu, on oluline tulemuste jagamine kõikide osapooltega. Mida me avastasime? Mida me selle põhjal saame teha või oleme juba teinud? Oluline on ka saadud tulemuste arvestamine, otsuste langetamisel ning muudatuste elluviimisel. Võime mõelda tagasi algusesse, miks me üldse otsustasime tagasi koguma hakata. Nii on lihtne ka hinnata andmete kogumise protsessi ennast ning vajadusel muudatusi teha. Tihti ei ole aga tagasisidet andes või vastu võttes tegu pika protsessi, vaid lihtsa vestlusega kahe inimese vahel. Ka siis võime toetuda samale loogikale. Aga olenemata olukorrast, kuidas seda teha nii, et meil kõigil oleks mugav ja hea olla? Et tagasiside toetaks õppimist ja arengut ning viiks osalejaid edasi, mitte tagasi. Selleks oleme koondanud mõtted ja arvamused tagasiside protsessi vastuvõtjate, andjate ning kogujate vaates ning pannud kokku tagasiside mudeli selleks, et me kõik saaksime ennast ja teisi viia edasi, mitte tagasi.